Tere, mina olen Piret Rahandusministeeriumist ja räägin minu omavalitsuse valitsemise ja teenuse küsimustikust. Nii, aga liigume kohe siis ka küsimuste juurde. Esimene küsimus, mis valitsemise valdkonnas on toodud, on, kas teie omavalitsusel on olemas arengukava, tegevuskava või muu arengudokument, kus on läbimõeldud tegevused avatud valitsemiseks? Kui jah, siis palun kirjutage siia selle pealkiri või veebilehe link. Antud küsimusega mõõdetakse siis avatud valitsemise tegevuskava kriteeriumit ja seda mõõdetakse eeskujulikul tasemel, mis tähendab küll, et omavalitsustele see kohustuslik pole, kuid näitab väga eeskujulikku käitumist. Kui teil tekib küsimus, mis asi on avatud valitsemine, siis avatud valitsemise märksõnad on võimu läbipaistvus, avalikkuse ligipääs kohaliku võimu tegevust puudutavatele teabele, dialoog elanike ja kogukondadega, neid puudutavate otsuste ettevalmistamine, kohaliku omavalituse toetamine, avalike teenuste delegeerimine, meetmed korruptsiooni ennetamiseks ja kõik muu selline. Kui omavalitsus on läbi mõelnud, kuidas ta neid tegevusi teeb, kuidas need on siis ka kirja pandud kuskile mõnda siis dokumenti, siis sel juhul me palumegi tuua nüüd välja selle dokumendi pealkiri või veebilehe link. Järgmised 2 küsimust puudutavad kriteeriumid, avalik hankekord ja plaan. Esimene küsimus puudutab olemasolu, et siin juhul me palume välja tuua hankekorra pealkirja ehk siis viide omavalitsuse poolt kinnitatud määrusele. Ja teise küsimuse puhul me palume tuua viide 2021. aasta hankeplaani kohta. Mõlemad nõuded tulevad riigihangete seadusest, seetõttu hinnatakse seda ka baastasemel ja mõlemad küsimuste vastused peaksid olema tegelikult täidetud, et sellisel juhul on ka baastaset täidetud. Järgmine küsimus puudutab majandusaasta aruannet ja majandusaasta aruannes juures hinnatakse siis seda, kas revisjonikomisjon on lisanud vastava arvamuse. Seda hinnatakse baastasemel, mis tähendab, et see on omavalitsustele kohustuslik ja see kohustus tuleb siis kohaliku omavalitsuse finantsjuhtimise seadusest. Ja küsimus on, et kas revisjonikomisjon lisas teie omavalitsuse 2020. aasta majandusaasta aruandele oma arvamuse, et on jah, ei siis küsimus. Ja rõhutan siin, et küsitakse 2020. aasta majandusaasta aruande kohta, mitte eelmise aasta oma kohta, sest 2021. aasta oma alles koostatakse. Järgmine küsimus puudutab revisjonikomisjoni ja püütakse hinnata siis revisjonikomisjoni tulemuslikkust ja seetõttu hinnatakse seda ka eeskujulikul tasemel. Ja tulemuse hindamise aluseks on, et revisjonikomisjon on vastu võtnud ja revisjonikomisjoni tulemuste alusel on vastu võetud siis volikogu otsus. Ja sellest tulenevalt on ka küsimus, et kas omavalitsuse volikogu on vastu võtnud otsuse revisjonikomisjoni tulemuste täideviimise kohta. Ja kui jah, palun tuua siia välja siis volikogu otsuse pealkiri või siis määruse pealkiri ja välja arvatud siis majandusaasta aruanne. Seda kriteeriumit on omavalitsustele pidanud ka varasemalt selgitama, seetõttu ka praegu natuke selgitan selle kriteeriumi tausta. Revisjonikomisjoni osa tööst reguleerib ka siis KOKS, kohaliku omavalitsuse korralduse seadus, paragrahv 48 lõige 5. Mis siis ütleb, et revisjonikomisjon esitab otsuse ja akti vallavalitsusele oma tulemuste kohta, valla- või linnavalitsusele ja kes siis omakorda vastavalt siis selle aktile ja otsusele esitab 10 päeva jooksul oma seisukoha. Samuti esitab revisjonikomisjon siis saadud dokumendid ka volikogule ning lisab juurde siia ka siis õigusakti eelnõu, mille tulemusena siis peaks muutuma mingi eelnev akt ehk revisjonikomisjon
on viinud läbi revisjoni, leidnud puudused ja nüüd teeb ettepanekud, kuidas neid puuduseid võiks lahendada ja on ette valmistanud selleks ka vastava õigusakti eelnõu. Ja kui see õigusakti eelnõu jõuab volikokku, siis volikogu ilmselt, kui kõik hästi läheb, ka vastu võtab. Ehk antud kriteeriumi juures ja küsimuse juures me ei oota teilt volikogu otsuseid, kus kinnitatakse revisjonikomisjoni tulemusi, sest sellist kohustust volikogul ei ole. Samuti ei oota me revisjonikomisjoni protokolle, kus siis tuuakse välja revisjonikomisjoni tulemusi, vaid me ootame revisjonikomisjoni tulemuste alusel muudetud õigusakti või otsust. Järgmised küsimused, neid on päris palju, puudutavad kõik sisekontrolli. Ja on siis selline kriteerium nagu sisekontroll ja seda mõõdetakse 3 tasemel: baastasemel, edasijõudnud ja eeskujulikul tasemel. Baastasemel hinnatakse seda, et kas omavalitsus rakendab vähemalt ühte sisekontrolli meedet. Ja siin on ka siis toodud variandid, et kas kohustuste ja lahususe meedet, kooskõlastamise kohustuse meedet või juurdepääsupiirangu meedet. Ja et see kriteerium oleks täidetud, tuleb vähemalt leida üks meede. See meede peab olema ka kuskil regulatsioonis kirjas. Näiteks kohustuste lahususe puhul sobib väga hästi 4 silma põhimõte, kus siis arvete ülekandmisel üks raamatupidaja valmistab ette maksed ja teine kannab üle või kooskõlastamise puhul ka võib tuua näiteks otsuste eelnõude kooskõlastamised, aga samuti ka kuludokumentide kooskõlastamised, kus siis on mitu kooskõlastajat ja juurdepääsupiirangud võib-olla kõige enam sobituvad dokumendiregistri, dokumendihalduse juurde. Ja oluline on tuua siis viide, mitte siis põhimõte, et jah, me rakendame, vaid et see peab olema ka tegelikult kuskil reguleeritud, et te sellist sisekontrolli meedet ka rakendate. Näiteks võib-olla raamatupidamist sise-eeskiri. Järgmised küsimused puudutavad edasijõudnud taset ehk et kas omavalitsuses töötab sisekontrollör või on vastavat teenust sisse ostetud. Ja eeskujulik tase puudutab, et kas omavalitsus töötab siseaudiitor või teenust on sisse ostetud. Sisekontrolöri ja siseaudiitori vahe on see, et siseaudiitor on teinud vastava kutseeksami. Tal on vastav siis kutsekvalifikatsioon, et ta on siseaudiitor. Sisekontrolör seda üldjuhul ei ole. Ja seetõttu nad ongi juba nimetas sisekontrolör. Samuti ka teenust pakuvad erinevad firmad. Osadel on olemas audiitor, kellel on vastav kvalifikatsioon. Aga see tähendab, et võib pakkuda teenuseid, kellele seda vastavat kvalifikatsiooni ei ole. Sisekontrolör või siseaudiitor kindlasti ei ole järelevalveametnik, et sellist vastust ei ole mõtet pakkuda ja samuti kõik majandusaasta aruannet auditeerivad audiitorid ei ole siseaudiitorid. Et ka seda vastust ei ole mõtet pakkuda. Järgmine küsimus puudutab kriteeriumit maakondlikus arenduskeskuses või maakondlikus liidus osalemine. Ja seda mõõdetakse edasijõudnud tasemel, ehkki need andmed on meil olemas, siis valitsemise töörühm ja samuti ka nõukogu, kes siis kriteeriumit kinnitab, on soov seda kriteeriumit mõõta natukene sisukamalt ja nad soovivad mõõta siis sellest keskusest või liidus osalemisest saadavat kasu. Ja seetõttu on ka toodud küsimus, et kui teie omavalitsus on maakondliku arenduskeskuse liige, siis palun tooge välja, millised arenduskeskuse teenused teie omavalitsus 2021. aastal kasutas. Ehk siis palun nimetage need teenused ja sellest lähtuvalt siis tulemustest lähtuvalt me vaatame, kas me teha natukene sisulisema kriteeriumi. Nüüd järgmised 2 küsimust puudutavad asutusüksuse vanemaid. Esimest kasutatakse siis edasijõudnud taseme mõõtmisel.
Ehk kas teie omavalitsuses on kehtestatud asustusüksuse vanema statuut, näiteks küla või alevi vanema statuut, mida siis on reguleeritud kohaliku omavalitsuse korralduse seaduses paragrahv 58 lõige 3. Et kui teil on, siis on teil edasijõudnud tase täidetud. Samuti on valitsemise töörühmal ja nõukogul soov siis antud kriteeriumit jälle sisulisemalt mõõta ja nad tahaksid mõõta laiemat kaasamist, kui ainult siis antud KOKS hetkel võimaldab ja seetõttu on ka küsimus number 2. Kas teie omavalitsuses on juhtimisse kaasatud kogukondi, külaseltsi või huvigruppe? Kui jah, palun tooge siis viide sellele. Ja seda võib siis viidata päris mitmel moel. Näiteks kui teil on olemas valitsus jaotud valitsemise tegevuskava, kus te olete ka läbi mõelnud ja reguleerinud seda, et kuidas te kaasate vastavaid huvigruppe, võite viidata siis sellele dokumendile. Aga kui te teete seda, ütleme mingi teisel viisil, teil ei ole seda ära reguleeritud, siis te võite esitada ka näiteks mõne protokolli, kus te toote välja, et te olete kaasanud seda kogukonda, külaseltsi või huvigruppi just siis mingite küsimuste juures. Et see protokoll on ka täiesti sobiv dokument või viide. Nendest vastustest lähtuvalt me siis vaatame, et kas me saaksime seda kriteeriumit ka sisukamaks muuta. Järgmised 2 küsimust puudutavad ühingute tegevuse läbipaistvust. Ehk kõigepealt tuntakse huvi, et kas teie omavalitsus osaleb asutaja või omanikuna mõnes ühingus, mille nõukogu liikme on nimetanud omavalitsus ise. Kui jah, siis on ka teine küsimus, kas teie omavalitsuse ühingu nõukogu liige teeb ülevaateid ühingu tegevusest volikogus? Ja kui jah, palun lisage vähemalt 1 viide volikogu protokollile. Volikogus seetõttu, et volikogu on oluliselt laiem ja et oleks siis ühtne info ka kõikidele volikogu liikmetel nende ühingute kohta, kus siis omavalitsus osaleb. Et seetõttu arvestatakse ainult siis volikogu protokollis toodud vastuseid. Et kui volikogu komisjonis käiakse ülevaadet andmas, siis kahjuks seda siin ei arvestata. Järgmisena hinnatakse volikogu töö avalikustatust ja hinnatakse seda 3 tasemel, aastas edasijõudnud eeskujulikul tasemel ja ka need küsimused on siis vastavalt sellele siis kujundatud. Baastasemel hinnatakse seda, et kas juhtimisotsused on kättesaadavad ja siin on siis eelkõige mõeldud volikogu otsuseid ja määruseid. Ja küsimus on, mis siis baastasemele annaks siis täitmist, on küsimus 2. Kas teie omavalitsuse veebilehel on elanikel võimalik lihtsasti leida volikogu vastu võetud otsuseid ja määrused? Kui jah, siis palun lisage viide veebilehele. Kui te lisate viite otse dokumendi registrile, siis me kahjuks seda ei arvesta, sellepärast et kodanikud eelkõige lähevad otsima volikogu otsuseid juhtimise alla volikogu juurde ja kui sealt nad ei leia neid, siis nad võib-olla, kui nad teavad ja oskavad, suunduvad alles dokumendiregistrisse. Kui teil on volikogu all näiteks toodud, et viited õigusaktidele ja see suunab edasi dokumendiregistrisse vastavatesse kohtadesse, siis jah, sellised viited me loeme õigeks. Edasijõudnud tasemel hinnatakse seda, kas volikogu komisjonide protokollid on kättesaadavad, põhimõtteliselt sama põhimõte nagu juhtimisotsuste kohta, et otseviide dokumendiregistrile ei rahulda, kui on aga leitud, et juhtimise all volikogu all on toodud eraldi need viited komisjonide lõikes või kõikide komisjoni omad ja need viitavad edasi näiteks dokumendiregistrile, siis need on piisavad. Ning eeskujulikul tasemel hinnatakse seda, et kas volikogu istungid veebi ja või audiosalvestid on kättesaadavad ja palume siia tuua ühe viite, kus on vähemalt üks selline salvestis. Ja kui te viitate, palun olge tähelepanelikud, sest küsimus puudutab aastat 2021, et ärge tooge siia 2022. aasta viidet. Hinnatakse ka veebilehte ja hinnatakse siis seda, et
kas siis baas tasemel näiteks seda, et kas veebilehel on olemas alarubriik, kus on informatsioon ja viited, kuidas saavad kodanikud kaasa rääkida või kohalikku elu puudutavatest probleemidest teavitada. Ja selle kohta on kas küsimus 1, kui teil on selline rubriik olemas, siis tooge palun see viide sinna. Ja näiteks selline rubriik võib olla vabalt anna teada. Teine, edasijõudnud tasemel hinnatakse juba seda, kui on olemas avalik keskkond, kus siis toimub dialoog kodanikega ja oluline on siin, et saadakse avalikult tagasisidet, mida ka kõigil teistel on võimalik siis lugeda või tutvuda. Kui see tagasiside andmine ei toimu avalikult, siis see keskkond ei ole päris see, mida edasijõudnud tasemel hinnatakse. Samuti küsime valitsemise raames ka tulemuspõhise eelarve kohta ja selle kohta on toodud 5 küsimust ehk kõik küsimused on ühesugused. Me soovime siia saada 5 näidet. Ja küsimus on, kas teie omavalitsuses on eelarvekulud ja või investeeringud seotud omavalitsuse arengukavas seotud mõõdikutega, näiteks tulemus- või mõjuindikaatoritega? Tulemusindikaator on siis selline näitaja, kus on siis märgitud tulemus, kuhu tuleks välja jõuda, ütleme siis jooksval aastal, et näiteks, et 50% noortele on tagatud huviharidus. Ja see mõõdik on juba seatud siis arengukavas, see on sihteesmärk. Ja samuti on siis eelarves ka eraldi maksumus selle kohta välja toodud, mis seda sihteesmärki siis täidab, et noorte huviharidus oleks tagatud. Mõjuindikaator on siis selline pikemaajalisem, millist mõju ta avaldab. Näiteks võib-olla ka, et aastaks 2035 on kõik hooned vähemalt C-energia klassiga. Selline sihteesmärk on seatud arengukavas ja eelarves on eraldi kõik investeeringud toodud siis sealt alt. Nüüd vot need investeeringud me kõik plaanime selle eesmärgiga, et aastaks 2035 oleks kõik hooned vähemalt C-energia klassiga. Kui sellised mõõdikud on olemas, siis need peavad olema leitavad eelarvest või eelarve seletuskirjast. Mõõdikutena me ei arvesta projektipõhiseid mõõdikuid, et ehitame valmis koolimaja, et selline ühe objekti põhine, et need ei ole tulemuse mõjuindikaatorid. Ja et me mõõdame seda kriteeriumit eeskujulikul tasemel. Ja eeskujulik tase on täidetud siis, kui omavalitsus toob välja vähemalt 5 sellist näidet. Mida veel peaks teadma? Teadma peaks siis seda, et kõik andmed, mida te meile esitate, me kontrollime need üle ning ebatäpsed andmed me eemaldame ja seetõttu me palume ka juurde teie kontaktisikuid, kes siis täidavad antud küsitlust, et me saaksime ka, kui meil tekib küsimusi, need üle rääkida, need vastused, kui me teinekord täpselt aru ei saa. Teiseks, te võiksite teada seda, et teie antud vastused me ka avalikustame veebilehel. See tähendab, et elanikel, ajakirjanikel, kõigil on õigus tutvuda teie vastustega ning vaadata täpsemalt järgi, kas see kõik ka päriselt nii on. Et vastuste andmisel palun jälgige ka seda. Ning kolmandaks, millele ma palun tähelepanu pöörata, on see, et küsimused puudutavad kõik 2021. aastat, et vastuseid märkides mõelge alati sellele. Küsimustiku lõpus on veel 4 küsimust. Need ei puuduta minu omavalitsust, aga nendest lähtuvalt on valitsemise töörühmas plaanitud täpsemalt siis teha täiendavaid siis kriteeriumeid, need puudutavad siis personalitöö korraldust, kuna see on ka praegu prioriteetne tegevus nii Eesti Linnade ja Valdade Liidus kui ka Rahandusministeeriumis. Ja need küsimused on siis vormistatud selliselt, kus te saate märkida siis kõige sobilikuma vastuse, kus on siis toodud 1 või kõik oma sobilikud vastused. Aga aitäh!